kui hädakäendule X mõtsapeatusteta. Eesti rahva ajaluun on olnud ka sihukes jädalisi haigu, kus tule kotust mõtsa pageda, et ellu jäia. Sihukese mõtsapeatuse on vinunud mitme aasta, isegi 70 aasta pikkutses. Aga tuu häda, mis tuleb pääle pikal bussisõidul, ka tuust ei pääse mitte kohegi. Või küll ütelda, et mille peate enda häda just ilusan mõtsana ajama. Aga tegelikult on nii, et kui mõistad loodussäädusi, võid mõtsan nii pissi kui püssi laske. Määnsenu sääduse oma, noid või küsida targempate inimeste käest. Ja kui edimese tiidmise oleman, siis võid küsitud ka looduse hinda käest. Luua metsanduskooli trepiastmeid on tallanud 3 põlvkonda Eesti tuntumaid metsamehi. Milline on metsandusharidus täna ja mis aastate jooksul muutunud on? Luua metsanduskoolis on antud metsanduslikku haridust aastast 1948. Siis üle 60 aasta juba? Jah, kevadel täitub meil 65 aastat. Kas see metsaharidus on 60 aasta jooksul olnud selline klassikaline ühesugune kogu aeg või on erialad vaheldunud ja muutunud ka? Ei, loomulikult on muutunud, et kirvest on saanud mootorsaag ja mootorsaagest on saanud haarvesteri. Me peame oma tegemist toimetust samamoodi järgima, haridusnõudeid ja mis meil ette kirjutatakse samamoodi tööandjate soove, tahtmisi vastu tulema neile, et millist töötajat nemad nagu tulevikus näha tahavad. Kooli ühe vanema eriala õppejõu leiame tavatult soojal sügispäeval Palavuse kiuste koos õpilastega maanteäärses võpsikus müttamas. Käimas on metsuriõppe praktika. Metsur on otseses mõttes laensõna soome keelest metsuri. Et tegelikult on ta meie mõistes raietööline. Ja ainult, et siis praegune kutsestandard, metsuri kutsestandard tähendaks seda, et see raietööline oskab ka metsa kasvatada. Tunneb metsakasvatuslikke võtteid. See õppetöö, mis siin taustal käib või praktika, võsalõikamine pealtnäha on selline füüsiliselt küll raske, aga sisuliselt ju lihtne töö, et võtta taga võsa maha, et mida siin üldse õpetada on. Siin puistud on lehtpuud, on väga erinevad puuliigid, vähemalt siin 4-5 puuliiki, mida võiks kasvatada, siis me peame tegema valikuid ja nende valikute tegemisel peab olema mingisugune põhjendused, miks me nii valiku teeme, et päris nii, et mulle lihtsalt meeldib, nagu me ütlesin, selle järgi teha ei saa, et kas siis on selle puu omadused on paremad kui teisel, kas ta on oma loodus juba natukene mõjutanud seda valikut, nad on alla jäänud, nad on nõrgemad. Metsaraiumine ühiskonnas on teinekord selline vastuoluline valdkond, et kiputakse arvama, et omanikud raiuvad Eestimaa metsast lagedaks. Kas selline suhtumine annab teil nagu koolitöös ka tunda, et on see eriala populaarne, tulevad õpilased hea meelega seda õppima? Nii palju, kui ma olen käinud rahvusvahelistel seminaridel kohta, siis tuleb üle Euroopa anda niisugune, et inimestel on see arusaam, et kui metsa raiutakse, siis midagi on halvasti. Et see on nagu loomulik protsess tegelikult, et nii nagu meie vananevad ka puud, jäävad haigemaks, kannavad haiguse edasi. Luua metsanduskooli kõige populaarsem eriala on metsamasinate juhtimine. Siingi on areng olnud tormiline ja enne kui õpilased kallite masinate kabiini lastakse, saavad nad lendurite kombel simulaatorite abil kätt ja silma harjutada. Kui keeruline sellise masina juhtimist selgeks saada on? Eks see oleneb õpilasest ja inimese võimekusest, aga meil siin poisid õpivad peale keskkooli aastaga selgeks ja peale põhikooli läheb neil 2-3 aastat selle jaoks aega. Et suhteliselt kiiresti ikkagi. Kuidas ja kus üldse on võimalik õppida, et ei saa ju suvalisse metsa sisse sõita nii-öelda õpilastega ja hakata seal harjutama, et kui teil üks lend on lõpetanud, kas järgmise jaoks ka metsa jagub veel? Ei, loomulikult jagub, et eks esmase koolituse nad saavad alguses platsi peal. Siis nad kasutavad meie metskonna praktika baasina ja siis nad seal harjutavad ja teevad siis praktilisi töid ja nii tuleb. Ja ma arvan, et mets otsa ei saa. Kohti jätkab. Kas firmad käivad teie õpilasi ka nii-öelda koolipingist endale üle meelitamas juba enne õppe lõppu? Jah, eks selles mõttes skautimine vaikselt käib kogu aeg siin, et helistatakse ja uuritakse ja eks kui poisid ju leiavad enamus oma tulevased töökohad ka niinimetatud ettevõtete praktikabaaside näol, et nad käivad vahepeal koolis praktikal ja siis tööandja juba näeb seal neid ära, et mis puust nad tehtud on ja siis üldjuhul jäävadki nad
peale kooli lõppu lähevad tagasi sinna ettevõttesse, kus nad praktika lõid ja seal nad saavad oma töökohad. Töökoha leidmisega ei tohiks raskusi tekkida ka luua kõige värskema arboristika eriala õpilastel. Arboristika ei ole uus eriala mitte ainult Luua kooli jaoks, vaid et ta on Eestis suhteliselt uus ja tundmatu. Kui ma hakkan seda sõna lahti seletama, et mida see tähendab, et arbor ju tähendab ladina keeles puud, et siis puude spetsialist, ta on nagu dendroloog ja peale selle veel hooldav dendroloog, et ta suudab seda puud, selle puu kasvu juhtida. Ja põhiliselt siis arboristi töömaa on ikkagi selline tiheasustusala või siis ka pargimaastik, et metsas arborist puudega ei tegele. Kuidas see kõige esimene turvaköissina üles saab? Selleks on üks abivahend, niit. Mina õppisin sellel ajal, kui õpetati ainult ühte eriala ja see oli metsnikud. See oli, astusin 83 ja lõpetasin 87, selle ajal üldse oli koolil vist olemas 2 mootorsaaga ainult. Ja nüüd praegusel ajal on juba iga õpilane, kes praktikale välja läheb oma saaga, meie aeg oli 2 ja õpetaja ei rätsinud ka sellega seda veel poiste kätte anda, rääkimata kiivritest ja turvavarustust, mida üldse ei olnud olemas. Turvalisus ei ole arboristi jaoks tähtsal kohal mitte ainult iseenda töötingimusi silmas pidades. Ta peab hoolt kandma, et asulates ja parkides kasvavad puud oleks inimeste jaoks ohutud. Kellelegi ei meeldi, kui näiteks auto peale langeb üks puu või laste mänguväljaku peal on selline ohtlik puu, et siis me võtame ära ohtlikud oksad, aga veel parem on, kui me ei lase neil ohtlikel okstel üldse tekkidagi, et arborist suudabki hinnata juba noore oksa puhul ära, et millisest oksast potentsiaalselt saab oht tulevikus ja millisest mitte, et siis see ohtlik tuleb targasti keskkonna ja puusõbralikult ära võtta, kahjustamata seda puud. Kui linnas ringi käia, siis sageli kohtab ka selliseid puid, kus tüvi on seest, et kas telliseid täis laotud või siis on need oksad kuidagi traadiga, trossiga kinni tõmmatud. Kas see on ka nii-öelda arboristi töövaldkond? See nüüd oli küll üks hea küsimus ja samal ajal oli see siis nüüd ka tähelepanu juhtimine sellele, et mida tegelikult mingil juhul teha ei tohiks. Et vanasti nimetati siis seda õõnsuste täitmist puude plombeerimiseks ja küll need siis desinfitseeriti ja põletati üle ja pandi kive ja mörti täis. Et me teame ju, et miks õõnsused tekivad, need õõnsusi tekitavad ju lagundaja seened, puitu lagundavad seened. Kui me nüüd selle õõnsuse niiskust koguvat materjali täis paneme, mida ju tegelikult tsement ja betoon on, et siis nendel seentel seal õõnsuses selle plommi taga on ju tohutu turvaline möllata, et nad lagundavad selle puu ikka palju kiiremini ära kui ilma selle plombeerimiseta. Kuigi puud on aastast aastasse ikka ühesugused, siis metsandus muutub pidevalt. Raske on prognoosida, aga kindlasti ta läheb palju rohkem tehnilisemaks, veel praktilisemaks, et proovime vähem anda teoreetilisi aineid, et proovime rohkem õppetöö viia välja. Pea 100 aastat tagasi, kui loodi Eesti Vabariik ja Mõisa mõtsasaiva riigile tetti 85 mõtskonda ja riigil oli hädasti vaja haritu mõtsamehi. Tartu Ülikooli manu loodigi mõtsandusosakond ja tuud loetaski mõtsandusliku kõrghariduse alustuses Eestiin. Korgempat haridust oli vaja ilmselt tuu pärast, et vaban Eestiin kasusiva puu kõrgempas kui mõisamõtsan. Või mis te arvati? Selleks, et näha, kuidas kasvab üks puu, peab olema silma. Selleks, et näha, kuidas kasvab üks mets, peab olema aega. Tänases saates me jutustame ühe loo perekonnast, kes on kasvanud koos metsaga. Nii väiksed poisid, eelpaisid ja väike tüdruk ka. Kas te teate ka, mis töid metsas tehakse? Olete te kuulnud? Mis töid teie issid, onud, tädid teevad metsas? Minu onu on harvesteri juht. Nii. Ja võtab metsas puid maha. Võtab metsas puid maha. Aga kas metsas veel mingid metsatööd tehakse? Ja istutakse. Olete käinud istutamas? Ja. Kuidas see käib? Kaevad augu ja siis paned puu maa sisse ja siis trambid niimoodi jalgadega kinni. Jah, ja siis hakkab kasvama. Ja kui kiiresti ta siis kasvab, kui kiiresti ta pikaks puuks kasvab? Seda ma ei tea. Paari nädalaga või kuuga või? Aastatega muidugi. No kes teist tahab, ma ei tea, näiteks harvesteri juhiks saada või metsatööd tegema hakata?
mina tahaks saada selleks harvesterijuhiks. Harvesterijuhiks tahaks saada, jah? No see tundub olevat vahva töö, tõesti. Tänapäeval on ju nii vahvad metsatöömasinad, eks ju. No väga tore, me räägime nüüd siin tegelikult juba siis ju mitmenda, 5. või 6. põlvkonnal. 6. põlvkonnal, eks ju, jah? Tuleb nii välja, jah. Kui palju praegu meie juttude ühe peategelasel vanaema Martal siis teie jaoks? Kui palju ta lapsi kokku on? Lapsi, just. 2 tüdrukut ja 9 poissi. Ja nagu me kuulsime, siis väga tõenäoliselt metsatöö tegemise lust on nendes ka sees. No, ma ei tea, tahaks loota, et vähemalt ikka 6. põlvkond, et neid on ju nii palju, et see võimalus, et sealt ikka keegi seda ametit jätkab, on päris suur, et lootus jääb. Ja eks nad metsaomanikeks jäävad ikka, et kui nad ka muul ajal muud tööd teevad, siis metsaomanikud on ikka. Et sellest ei pääse mitte kuidagi. Kui sul on juba passi, Airpois kirjutatud, siis tõenäoliselt metsaga sa seotuks jääd. Seda võib muuta ainult riigikord. Riigikorrad on tulnud ja läinud. Airpoiside metsaga seotud perelugu algab enam kui 100 tagasi Nurme mõisas. Jüri Lehtmann ja tema poeg Johannes Lehtmann teenisid mõlemad mõisa metsavahtidena. Me seisame selle mõisa juures praegu, kus teie pere metsaga seotud lugu dokumenteerituna algas. Tegelikult võivad need lood olla ju palju paremad. Jah, et 5 põlve tagasi siis siin see asi alguse sai. Et minu vanaisa oli siis siin mõisa metsavaht. Kas vanaema juttudest on mingid sellised õpetussõnad või tarkusiterad või metsaga seotud nagu ütlused jäänud järele meelde? Ma ei ütleks, et niimoodi, et nüüd mingi lause, mida korrutati hommikust õhtuni, seda ikka ei olnud, aga et kas see tegu on metsas hästi tehtud või halvasti tehtud, et seda nagu oli ikka. Et sealt panid nagu asjad paika enda jaoks ka, et mis on see õige tegu metsa jaoks ja mis väärtegu ja et võib-olla need asjad jäid. Et vanaema hindamiskaala kusagil teie peas tiksub alati nagu kaasas? Noh, jah, vanaema ja isa. Jüri lapselapsest ja Johannese tütar Martast sai loomulikult metsavaht. Marta tõi perekonda ka Airpoiside nime. Me oleme nüüd Möldri talumaadel ja tänaste Airpoiside jaoks on see väga tähtis koht, sellepärast et siit on pärit praeguse pere nimi. Jah, selles talus kasvas minu vanaisa, Rudolf Airpois ja tema siis sai kokku meie vanaemaga ja nii see Airpoisi nimi tuligi. Et tegelikult ei olnud selle kokkusaamise põhjus üldse mets, vaid hoopis üks teine amet. Ja selle teise ameti nimi on Rätsep. Et minu vanaema isa oli metsavahi kõrval ka rätsepaks ja siis vanaisa õppis ka linnas rätsepaks ja sõja ajal sattus ta siis sinna Alematallu ja algusel rätsepaks ja pärast ka metsavahiks. Marta mehest Rudolfist saab ka peagi metsavaht. Perre sünnib 2 poega, Jüri ja Toomas. Ja nüüd viktoriini küsimus. Mis elukutse mõlemad poisid valisid? See mets siin räägib, nii nagu mõni ajalooraamat võiks rääkida ühe perekonna ajaloost, räägib see siis Airpoiside pereloost. Jah, see suhteliselt viimasest otsast, et see on nüüd peale 67 aasta tormi, kus siinkandi metsad olid kõik külili. See oli siis kuskil 69-70 läks siis kõvaks metsade taastamiseks ja see on nüüd siis näha, mis selle 40 aastaga on sellest lagendikust nüüd saanud. Et vanaisa oli siis veel nii-öelda suht viimased aastad metsavaht, et enne kui ta laigus kallale tuli. Aga ikkagi veel nii-öelda tema kätetöö. Tegid nad seda tööd siis siin vanaemaga koos ilmselt? Vanaemaga koos, jah, kuna nad koos seda sama ametit pidasid, mis sest, et hingekirjas võib-olla oli küll ainult üks metsavahina, aga tööd tehti koos. Vardi metskonna kased laulavad kohisedes lugu sellest, kuidas siin olid kordamööda metsaülemad, vennad Jüri ja Toomas ja Tooma poeg Tanel Airpois. Nüüd me oleme Vardi metskonna maja juures ja see on selles mõttes väga tähtis maja mõlema venna laste jaoks, nii Toomase kui Jüri laste jaoks, sest et Aira lausa siia on nii-öelda sündinud vist praktiliselt. See oli minu esimene kodu 5 aastat. Ja siis oli isa siin... Isa oli metsaülem ja ema oli katseabi metsaülem. Miks siit Jüri ära läks?
No, teil oli 2 põhjust. Esiteks oli see, et noor ja tubli metsaülem tegi karjääri ja teine asi oli see, et eks mina tahtsin kooli minna. Ja edasi tuli siia jõudis Toomas ja mis aastatel Toomas siin oli? Aastatel siis 76 kuni 2002 väikse vahepausiga, kui oli ta korraks ka Pärnu metsamajandi direktori asetäitja. Millal te hakkasite siin käima? Mitte sellepärast, et siin isa oli, vaid et sellepärast, et amet tõi siia? Minu amet algas selles majas 96. aastal ja siis kuni 2008. aastani. Et olin ka siin algul metsnik ja siis olin abimetsaülem ja siis 2002. aastast kuni 2008. aastani siis olin metsaülem. Praktikad hakkasid juba pihta 88. aastal, kui luuad sai õpitud ja siis siin noorendike hooldatud ja kultuuri hooldatud ja muidugi tegelikult kõige varem, kui ma üldse mäletan, natukene eemal siit 1,5 kilomeetrit oli taimaed ja siis me käisime siin ikkagi suviti noori puid rohimas ja siis, ma ei tea, mis aeg see võis olla, aga see 80. algus tõenäoliselt võis olla, et kui ma mingi 7-8 aastane äkki olin või. Tuhanded hektarid Raplamaa metsi on saanud tunda eri põlvkondadest eerpaiside hoolt. Enne veel, kui Aira ja Taneliga teineteisele head aega soovisime, lõime kokku, kui palju saab eerpaiside sugupuul kooli aasta rõngaid. Erinevate koolide ja eri põlvkondade peale kokku saime üle 500. Vot selline sugupuu. Kõik pojad ja pojapojad ja lapsed tegelevad metsaga. Kas on hea tunne? On küll, väga hea tunne. Mul oli juba vanaisa oli metsavahta, oli mu isa metsavahta. Metsaga seondub Eesti rahval mitmesuguseid uskumusi ja lugusid. Üks tänapäevasemaid neist kõneleb, kuidas vene helilooja Pjotr Tšaikovski kõndinud Läänemaal Paralepa metsas ja kuulnud Eesti rahvalaulu Kallis Mari ja kirjutanud selle kohe sisse enda 6. sümfooniasse. Teise vene helilooja Sergei Prokofjevi suurteos Petja ja hunt tegevus toimub põhiliselt metsast väljas. Aga metsa minnes ei soovitata hundi nime suhu võtta. Peab kasutama tõisi väljendeid nagu hallivatimees, metsakutsu, võsavillem. Aga üks Eesti väga kuulus bänd kasutab samuti ühte hundi eufemismi enda nimena. See-eest lavalaudadel müristades võtavad nad väga julgelt hundi nime suhu, aga ei tea, kas ka metsa minnes. Kui inspireerivalt tegelikult mõjub see situatsioon, mis praegu on, et sajab paduvihma ja on üsna jahe ja kuhugi varju minna ei ole ja et tahaks, ma ei tea. Ütlen ausalt, see on meile täiesti kodune tunne, et me küll ennast ei lase häirida. Ei ole kuskile varju minna. 75% ansamblist kindlasti on väga palju just lüürika juures saanud inspiratsiooni metsas, sellest saavad paremini rääkida, ütleme Lauri ja Raivo, kes konkreetselt 2 viimase albumi puhul käisidki metsas sõnu kirjutamas. Inspiratsioonile mõjub kindlasti palju paremini see, kui sind hammustab näiteks sääseke, mitte ei helise mobiiltelefoni. See oli Iivakivi albumi juures, siis kui me just siuke temaatiline plaat, kus me ärgitame nagu inimest titeteole, et siis ikka vedasime sinna puukännud ja igasugused asjad endale stuudiosse. Miks? Ja mõõgad kaasas. No oli vaja lihtsalt seda, et sa lähed sinna sisse, stuudioaeg maksis, aga et ei läheks sellest nagu emotsioonist ei läheks välja. Paari viimase plaadi peal on muidugi need 2 viimast plaati, mis on Ulg ja siis Äio, on salvestatud Arglas Satso trummari maakodus ja seal on küll, kui teravat kuulata, väga hea mikrofonipark on olnud mõlemal sellel plaadil ja et on üht-teist loodushääli seal kuulda peal. Salvestasite siis otseses mõttes metsa keskel või? No põhimõtteliselt küll, jah. Aidas, jah. Aidas.
metsatõllus vast ei ole nagu linna ega selle masskommunikatsiooni inimesed, et on nagu midagi muud. Ja see midagi muud tulebki sealt metsast ja huntidest, kes elavad metsadeks või kes iganes seal metsas on, keda sinna ette kujutada, et seal on. Kui hästi te metsamärke metsade tunnete, et kui te praegu peaks metsast välja orienteeruma, kui praegu peaks põhjasuuna määrama, kui hästi te kõige sellega hakkama saaksite? Lauri teab väga hästi. Põhi on, vaata neid puud. Oksad kasvavad põhiselt lõuna poole, põhja poolt on sammelnud. Põhi jääb umbes täpselt sinna suunda. Seda sambla ja oksavärki ma teadsin, aga muidugi nende puude ja taimede tundjad, nagu meie pean, siis Laurist kindlasti paremat ei ole kedagi. Ma arvan, et Lauri läks nädalaks ajaks metsa ja sööks kõhu täis. Kuidas teie? Me jääks nälga vist. Näiteks mul maakohas on selline hea vanasõna liikvel, et mustikat otsib maapinnalt. Päriselt, aga restik võib rünnata ka puu otsast. Ja selle väikse elutarkusega üldiselt saab kõik asjad metsas tehtud. Olete te nõus sellega, et me teeme ühe väikse eksperimendi, et me paneme need teadmised proovile ja vaatame, et kelle teadmised väikse 3 ülesandega kõige paremad on? Nii, muidugi. Oskad sa öelda, mis loom see on? Kui sa siukseid jälgi need loe peal talvel, siis kes siis kõndinud on? Äkki rebane või? Vale, see on ilves. Kes tõmbab küüned sisse? Arvatavasti ilves tõmbab sisse. Võib-olla täitsa vabalt ilves. See on ilves. Hunt või? Vale. Ilves. Õige, muidugi ilves. Hunt. Muidugi. No see on hundikäpp, see on kohe näha. Hunt või? Õige. Isiklikult ma pole lume peal sellist jälgi kunagi näinud. Järelt see ei ole Eesti loom. Või on või? Äkki see on siis hunt või? See on hunt, see on hunt. See on mingi kits. See on tegelikult metssiga. See on irveke või? See on metssiga. Tahtsin enne mõtlesin. Suhteliselt sarnased jäljed on. Kitsepoiss või? Metssiga. Kellel tagumised sõrad kukuvad siia taha poole, et meil käib, et arvatavasti mingi metssiga, et lähevad sõrad lahku, eks ju. See on metssiga, suurepärane. Nii, järgmine ülesanne. Palun tõsta siit välja 3 käbi nendelt puudelt, mis looduslikult ei kasva Eestis. Ütleme, et sa võid peaaegu õigesti. See on lepaoma, see kasvab, aga vaat see ei kasva ka. See on allmänd ja Põhja-Ameerikast. Ma ei märganudki seda. Äkki see, et äkki see on seeder või Eestis kasvab seeder. See on muidu kuusekäbi. Nai kurat, pakkusin seda, et see on kuusk. Need on mõlemad kuusekäbid, vaat see on noor käbi ja see on vana käbi. See nagu on nagu rohkem mingisugune kunstiteos, suusafabrikaat. Õige. Nii, palun. Mis need on? Äkki see siis ei kasva Eestis või? Muidugi, need ei kasva Eestis. Seda ma arvasin. See on lehis ja see on ebatsuuga. Jeerum, mis asi see on? See sellest suppi või midagi. Hallmänd Põhja-Ameerikast, aga õige. Ja viimane. Ja missugune nüüd veel Eestis ei kasva? Ühe käbise peal leida, mis Eestis ei kasva? Äkki see siis või? Need kasvavad repa küljes. Aga see on ju hallmänd Põhja-Ameerika puu. Selge. See on nagu mingisugune korgipuu. Ma ei tea. See on lehis, seda Eestis on, aga mitte looduslikult, need absoluutselt. No. Suurepärane, täis tabamus. Lepp, kuusk. No, eks ju, see on mingi lehis, männikäbid väiksed. Eks ju, ilmselt need peavad need olema, mis ei kasva looduslikult Eestis, aga parkides kasvab. Sa panid peaaegu õigesti. See on vana kuusekäbi. Põhimõtteliselt need käivad nagu kokku, on ju. Sa ütlesid 3. Ja täpselt, see on lehis, sest lehis looduslikult ei kasva. Väga hea. Viimane katsumus. Ja see on selline katsumus, et palun siit puuküljest tuleb saagida üks tükk, mis kaaluks 1 kilo. No nii, tõehetk on käes. Mine pekki. Ei, tuli õigesti. See on täpselt kilone. Suurepärane. Praktiliselt grammi pealt. Kui mõistust ei ole, siis käed peavad töötama. 1,5.
13. No niiskust on nii palju, teadsin. Peaaegu, veidi alla 2. Okei, ma mõtlesin, et piimapakk kaalub kilo. Aga see on nats raskem küll, jah? 1 kilo 100. Noh, näed siis. Sisuliselt täpselt. Suurepärane. Aitäh! Mängu tulemused siis sellised, et Lauri võitis tõesti, aga võit oli napp vaid 1 punktiga Raivo ees ja Markus jäi 3. ja Atso 4. kohale. Meil on praegu hetkel veel on see õnn, et on üsna palju metsa, kuna ma elan metsa sees ja järjest iga päev võetakse lankusid nagu puupaljaks, eks võiks natukene rohkem hoolimist olla selles suhtes, et kui Riigikontroll teeb ettekirjutuse metsa majanduse plaanile, et härrased, et kui te niimoodi edasi lasete, et siis 20 aasta pärast ei olegi meil ühtegi põlismetsa enam. Osalt võib aru saada, jah, tõesti, et puitu on vaja, ehitada on vaja, välja on vaja viia, eks ju, raha vaja, aga teisalt, eks ju, mis me jääb meie lastele või lastelapsele, lastele. Eelmise sajandi alguses oli, kui Vene turul oli suur tapatöö, siis sündis palju revolutsioonilisi laule sellest. Üks oli Vene ühe toreda luuletuse eeskujul tehtud laul, et see nagu läheks natukene võib-olla selle metsateemaga kokku. Metsa raiutakse haljast metsa, vanad männad vaatavad tõsiselt, valus vaatavad nad üles taeva, nagu ootaks abi ülevalt. Valus vaatavad nad üles taeva, nagu ootaks abi ülevalt. Mõne asja mõtsan oma lihtsa, talvel kiäkeidi sanna vihta, tuugi asi kõigile oma arvu saia, et kui satas puu, ei tohi ette jäia. Ano määnest puud võid mõtsast kunas noppi, tuu on tarkus, mida tule mul vil oppi. Ja kaua ei ole enam kannatada, selle et järgmine mõtsapeatus juba pool tundi vähem kui nädali pärast.